Apostel Paulus kirjutas efeslastele, vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Kui me võtame ette vanema piiblitõlke, siis võime sealt lugeda, pidage aega kalliks. Eks ole, kasutage aega targasti, pidage aega kalliks. Tuleb kohe meelde see käibefraas, et aeg on raha. Edukad inimesed ju peavad niimoodi ütlema ja mõtlema, aeg on raha, tohutu hinnalise väärtusega ja aega kunagi ei ole, sest raha on ka vähe, nagu üks mu tuttav tavatseb öelda. Aga raha on vahetusvahend, aeg ei ole millegi vastu vahetatav ja piibel kindlasti siin ei mõtle seda, et aeg on raha. Ajal on selline mõõdetav väärtus. Pigem on aeg üks dimensioon, milles me elame, toimime, milles ka raha kasutame. Aeg on alati rohkem kui ükskõik mida me saame osta või müüa. Aeg ei ole meile midagi hangitav, kaubeldav. Aeg on alati rohkem kui meie ise. Ja tark või arukas inimene, nii nagu apostel Paulus meid kutsub olema, on see, kes mõistab ennast ajas, nõnda juhtida, selliseid valikuid teha siin meile kingitud ajas, et päeva lõpuks võib ta tagasi vaadata ja öelda aitäh kõige selle eest. Tagantjärele tänulikkus on see kriteerium, mis aja väärtuse meile päriselt esile toob ja selgeks teeb. Tänapäeval üha sagedamini, küllap ka sellise hea eesmärgiga räägime kogemuste või elamuste kogumisest. Pigem erilised hetked on need, mis teevad elu väärtuslikumaks, annavad selle tunde, et elus tasub olla, et ma olen õigesti aega kasutanud. Ja tõesti see tänane tänulikkuse mõte tuleb rohkem esile just taoliste kogemuste või läbielamiste kontekstis. Kas sa elad nii, et sul on justkui kogu aeg midagi puudu, aeg on raha ja raha on vähe ja tuleb toimetada, pingutada rohkem ja rohkem, või sa elad nii, et sul on alati üle? Sa märkad, et sul on alati rohkem, kui sa tegelikult oled ära teeninud. Ja see on just see viis, kuidas me oleme kutsutud elama, märgates armu suurust, Jumala armu suurust. On alati rohkem, kui ma tegelikult ise oleksin endale igatsenud või lootnud või küsida mõistnud. Mul on rohkem, kui ma olen ära teeninud. Ja siis sünnib see tänulik meel. Piiblitõlkijad ütlevad, et selle fraasi kasutage aega õigesti või pidage aega kalliks, võiks otsetõlkes sõnastada nõnda, ostke aega kokku või ostke aega välja. Mõte on siis selles, et aeg ei ole raiskamiseks, aega ei ole mõistlik vahetada sellise müüdava vastu tühise eest, vaid aeg on hinnaline, väärtuslik. Kui sul on aega, siis pea seda kõige oluliseks. Haara sellest kinni, kasuta seda. Järgnev apostli selline manitsus, mitte joovastuda veinist ehk mitte jääda purju, on üks näide selle kohta, kuidas aega on võimalik
niimoodi tühise eest maha müüa. Lasta sellel lihtsalt minna, ilma et sa tegelikult seda kasutaksid arukalt või mõistlikult. Kui siin tuuakse esile see ärge joovastuge veinist, siis see on ainult üks joovastumise vahend. Sõltuvust võib tekitada ka töö või ka lõbu või naudingu, janu. Kõik see, mis haarab meid nõnda iseendasse, et me tegelikult enam ei ole võimelised kontrollima, mida ma oma ajaga teen. Sest mul on ainult üks tee, mida mööda minna. Ja valikuid justkui enam ei olegi. Aja välja ostmine või õigesti kasutamine tähendaks siis seda, et iga hetk on väärtuslik, on hindamatu, on välja vahetamatu. Iga hetke tuleb kasutada just nüüd. See hetkes olemise õpetus, mida tänaga väga sageli ja paljudes kohtades kuuleme, ei ole midagi uut. Tegelikult väga vana, samal ajal väga arukas õpetus, milles me ikka kuidagi tundub, et väga hästi ei ole edasi kasvanud või arenenud või seda selgeks saanud. Kuulus 17. sajandi füüsik, matemaatik ja selline vaimulik mõtleja Blaise Pascal kõneleb nõnda. Inimese olukorrast rääkides, siis me ei seisa kunagi olevikus. Me haarame tulevikku, nagu oleks see liiga aeglane tulema, nagu peaksime ta käiku kiirustama. Või siis tuletame minevikku meelde ja kaevame, et see oli liiga kiire kaduma. Oleme nii mõtlematud, et hulgume aegades, mis ei ole meie ajad, ja ei mõtle sugugi sellele ainsale ajale, mis meile päriselt kuulub. Nõnda ei ela me üldse kunagi, vaid ainult loodame elada. Ja kestvat õnne ette valmistades võime olla kindlad, et see kunagi ei saa. Ehk et siis, kui sa tahad olla kusagil mujal kui siin ja praegu, siis tegelikult sa ei ole kusagil. Tänulikkuse tähtsus tõuseb esile just ka selles momendis. Ehk need ajahetked just nimelt, mida me oleme osanud kasutada õigesti, võtta need vastu nii, et nad on meile kohale jõudnud ja saanud osaks meie elust, on need hetked, mille eest me võime tänulikud olla. Ja need ajad ja hetked, mille peale me mõtleme tagasi ja tunneme pigem valu kui tänu, siis omal moel ka odavalt müüdud hetked. Apostel Paulus, kui ta kõneleb sellest, kuidas aega tuleks arukalt kasutada ja mitte raisata, ütleb, et saage täis vaimu veinist täis olemise asemel. Saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne, vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ehk apostel kõneleb siin tegelikult ju Jumala teenistusest. Tulge kokku, toetage üksteist vaimulikult, olge üksteise jaoks olemas, julgustage üksteist, märgake Jumala tööd oma elus, üksteise elus, rõõmustage sellest. Keegi on öelnud tabavalt, et Jumala teenistus on nagu kopsude tuulutamine. Sa tuled Jumala teenistusele ja siin sa võid hingata seda Jumalaga koos olemise õhku. Ja sageli muu elu toimetuse virvarri keskel see kipub kuhugi ära kaduma ja siis olemegi sellised, kes elavad kusagil tulevikus või siis minevikus. Aga see on just see hetk,
me tuleme kirikusse ja tuleme kohtuma Jumalaga. See on see hetk, kus see toimubki, siin ja praegu. Siin ei ole midagi vaja juurde panna, siit ei ole midagi ära võtta, siin on kõik olemas. Täiuslik kohtumine Jumalaga, täiuslik kohal olemise hetk. See oskus võtta seda vastu kingitusena, märgata seda armu, mida meile antakse aja kaudu. Meile kingitakse see olemise aeg siin selles maailmas, on selline vaimulik kogemus. Meil ei ole vaja ajaga midagi erilist teha, lihtsalt märka. Märka, et see on looja kingitus iga hetk, iga paik siin maailmas ja selles ajas on loojaga kohtumise paik, pühaduse paik. Ja siis sünnibki tänulikkus ja see märkamine, et sul on alati rohkem, kui tarvis oleks hädapärast, sul on alati rohkem, kui sa oled välja teeninud, sest sa oled hoitud ja armastatud. Aamen.